Tere, head vaatajad, kuulajad, jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad pidid olema NATO tervis ja Ukraina. Seoses öiste sündmustega käsitleme teise teema all nii Ukrainat kui Iraani. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erkki Koort. Julgeolek täna alustab. No nii, lähme tavapärast rada pidi. Ajaloominutid, 7. aprill 1819 Aleksander esimene kinnitas Liivimaa talurahva seaduse, millega kaotati pärisorjus. Formaalselt. Formaalselt. Nagu laulusalm ütleb, tegelikult vabaks ei saanud keegi meist toona. 1989 uppus Barentsi meres Nõukogude Liidu allveelaev Komsomolets. Tegemist oli siis ainsa seda tüüpi allveelaevaga, et seda projekti ei jätkatud ja ilmselt Nõukogude Liidu lagunemine tuli ka peale, et tegelikult ei suudetud jätkata väga suures osas erinevaid asju. 8. aprillil 1991 määrati Andrus Öövel Piirivalveameti peadirektoriks, värskelt oli asutatud piirivalve, varasema siis kodukaitse juhtkonnas oli Öövel, sai piirivalve peadirektoriks. 1992 tunnistas Ülemnõukogu Eesti Komitee Kodakondsusameti välja antud isikutunnistused kehtetuks, aga nende väljaandmist jätkati sellest hoolimata. Et see oli päris huvitav asi, kui Eestis kehtis Nõukogude Liidu pass, isikutunnistus ja siis hakati välja andma Eesti passi mingil hetkel. Et minul on ka, kas sinul on olemas isikutunnistus? Minul küll on. Isiklikus arhiivis. Nagu see kunagine ei, kahjuks ei ole ühtegi dokumenti päritolu kohta. Sünnitunnistus on. Sünnitunnistus on sinu päritolu kohta ainult. Okei, ja seegi. Aastal 2025, 8. aprillil tuli uudis, et Euroopa Liit lükkas tagasi droonimüüri rahastamise taotluse, mida siis Eesti, Leedu ja Poola, Eesti ja Leedu eelkõige, aga ka Poola promosid. 2025 oli ka uudis selle kohta, et Lätis olid sagenenud navigatsioonisüsteemide häired. Esimese 3 kuuga 290 registreeritud häirete juhtumit ja see oli 55% rohkem kui varasemal aastal. See aasta ma ei ole sellist statistikat kohanud, et see on päris huvitav tegelikult. Ja uus rubriik meil, Meelis Oidsalu kirjutab aasta tagasi. Raketikaitse õhin läheb arutult kalliks. Kus sa siis kirjeldad seda, et mida tasub hankida ja mida mitte? Muide ka praegu eile Anna Pevkur rääkis ballistilise kaitse hankimise nii-öelda vajadusest, et tasuks mõelda, kui me räägime kihilisest õhukaitsest, et kuhu seda rohkem vaja on hetkel, et eile ka oli meedias jutuks droonikaitse, et võiks teha nagu kihiti ja teha mõjusad kihid, mitte et natuke sikutame sinna ballistilist kaitset ja natuke droonikaitset ja nii edasi, et seal tuleks ilmselt teha varata just mõjusust silmas pidades oma valikud ära. See jätab mulle mulje jällegi mingisugusest väekaitse elementidest tegelikult. Ja. Ta natukene ositi tehes, et see ei ole mitte mõeldud Eesti linnade kaitseks, vaid väekaitseks. See on küsimus, mis üha enam vajab poliitikute tähelepanu, kuhu läheb kaitseväe võimearendus, aga ka tähelepanu sellepärast, et kaitseväe juhataja ikkagi tahab maksimeerida oma sõjalise kaitseoperatsiooni mõjusust ja suunaks ressursid pigem sinna. Et siin on vaja debatti. Aastal 1513 avastas Hispaania maadeavastaja Juan Ponce de Leon Florida. Täna ma arvan, et Trumpi Florida villas peetakse ka täna pidu, kuigi vist ei peeta, sellepärast see oli Hispaania maadeavastaja. Hispaania teatavasti ei pane nii palju raha kaitsesse, kui oleks vaja. Seal käib ilmselt mingi Hormuzi avamise pidu. Jah, Hormuz pole ju avatud veel, et seda veel pole. 1917 eestlaste demonstratsioon Petrogradis nõuti siis toonases Venemaa pealinnas Eestile ulatuslikku autonoomiat ja tegemist oli väga hirmutava meeleavaldusega toonaste Vene võimude jaoks. Toona mäletatavasti tsaar oli juba kukutatud ja
see oli see hetk, kui kommunistid polnud veel võimule tulnud või bolševikud ja toonane Vene ajutine valitsus oli suhteliselt hirmunud sellepärast, et osavõtt oli rohkearvuline. Paljud Eesti sõjaväelased marssisid lippude all ja mitte mingisuguse massina, vaid ikkagi väga selgetes kolonnides, rivi kolonnides, mis hirmutas. Aastal 2006 vannutati Aleksandr Lukašenko 3. ametiajaks Valgevene presidendiks. Nüüd ta on juba vannutatud 4., 5. ja 6. korda ka ja võib-olla peab tervis ka 7. korra vastu, kui midagi ennem ei juhtu. 9. aprillil 1995 Eesti rahuvalverühm Estpla 1 alustas teenistust Horvaatias. Et tegelikult neid Estplasid on päris ohtralt tulnud ja Estkoisid peale seda, aga toona siis Estpla 1. Veel kord palju õnne või au kõigile veteranidele. Ja. Veterani kuu puhul ja muidu ka. Õige. 2025 oli parlamendis tänasel päeval seaduseelnõu siis kirikute lahtiütlemise kohta Venemaa siis sellest ortodoksi patriarhist. Mäletatavasti Riigikogu võttis selle vastu, president välja ei kuulutanud. See tegelikult ei ole siiamaani lahendust saanud. See olukord. Ja aasta tagasi käis ka diskussioon USA sõjaväe Euroopast väljaviimise üle. Trump oli seda maininud ja seda arutati ka Eesti lehtede veergudel päris usinasti. Ja Toomas Hendrik Ilves eilses arutelus Sisekaitseakadeemias, kuhu sina ka hiljem natukene jõudsid, meenutas, et Trump vist siin 30 aastat tagasi ka ostis esilehed või reklaampinnad suurtes väljaannetes USA-s, pani sinna $100,000 ja sinna oli kirjutatud umbes 3 sõna, et USA väljugu NATO-st. Et tal käib see sedasi hoogu täna juba mitu kümnendit. Okei. No vot, 9. aprilli kuupäeval siis 1682 avastati siis või kuulutati Louisiana, praegune Louisiana piirkond siis Prantsusmaale kuuluvaks ja Louisianaks nimetati ta siis Louis 14. auks. 1691 vallutasid Prantsuse väed Belgia Monsi linna, see siis, kus asub täna NATO sõjaline peakorter. 1978, nüüd see midagi sulle, asutati Eesti sõjaveteranide ühing Rootsis. Ma mõtlesin, et mina sündisin, minu sünniaasta. No sinul oli mõni päev varem, see ei ole 9. NATO-ga ühel päeval. 9. said võib-olla haiglast koju juba. Mul on NATO-ga ühel päeval sünnipäev. Ma ei tea, kas see on hea märk või halb. Ma arvan, et see Stoltenbergi ja minu vaheline madin praegu ei ole ka juhus, et see on seotud kuidagi astronoomiaga. Ja, absoluutselt. Ja 1989 toimus Tbilisis veretöö, Nõukogude siseväed ajasid siis seal laiali rahumeelsed meeleavaldajad, hukkus 18 inimest. Aga 2 aastat hiljem, 1991 kuulutas Gruusia sel päeval iseseisvaks. Et selline sai korraks see arutelu. Edetabel. Minu jaoks üks suuremaid edetabeli asju, mida ma paigutasin esimeseks, on korruptsioonivastane seadus. Sa pole kuulnudki. Kas seni puudus see Eestil? Ei, see on täitsa olemas, aga parlamendis oli eelnõu, mis tahtis sealt eemaldada toimingupiirangu. Et põhimõtteliselt sa võid ise endaga tehinguid teha või oma vennaga. Kes selle esitas? Nii palju, kui ma olen seda meediapilti jälginud, siis Justiitsministeerium, nii et Liisa-Ly Pakosta, kes võttis selle eelnõuga eile tagasi. Seda kritiseerisid nii politsei kui kaitsepolitsei ja vähemalt eile õhtul lahti rullunud draama näitas seda, et keegi Siseministeeriumist saatis Justiitsministeeriumile sellest tordi. Mis see argument oli seal või kas sa süvenesid, et miks Pakosta sellist tegi? Miks ta tagasi võttis? Ei, miks ta selle üldse nagu esitas? Ma saan aru, et nii nagu ikka peab majandusele vunki juurde panema ja asjad saavad palju paremad ja tegelikult sellised ütleme niimoodi piir
kust oleks alanud siis kriminaalvastutus, oleks viidud nii kõrgele, et sisuliselt väga keeruline oleks selle alusel üldse kedagi kunagi takistada siis iseendaga toiminguid tegemast või kas või oma vennaga, et sa mängid nii-öelda mingisuguse hanke või mingi muu hüve temale teadlikult. Seda täna teha ei tohi. Muidugi tekitab see toimingupiirang ka kurioosumeid, et minu jaoks kõige kurioossum oli see Metsküla kooli juhtum, kus siis ütleme, et Metsküla kooli direktorid, kes on saanud ka Lääneranna vallavolikogusse, noomiti selle eest, et ta siis ise volikogu liikmena oli Metsküla kooli osas jätnud ennast taandamata. Ja ma isegi ei tea, kas see menetlus lõppes ära või ütleme niimoodi, et ma arvan, et seal sellisest näpuga vibutamisest sellisel juhul piisaks, sest mingit hüve ta tegelikult ei saanud ja Lääneranna kool on rohkem ikoon kui selline Metsküla kool, sa mõtled? Metsküla kool, jah. Nojah, ja kui ta teeniks nagu sellele seotud inimesele mingit finantstulu, see asutus. No ta saab direktorina palka. No jah. Aga see on... Kui ta oma palka ei tõstnud seal volikogus või kuskil, siis ei tohiks olla probleem. Aga minu jaoks on see veider ja tegelikult ma pean tunnistama, et mina ei olnud sellest kuulnud, sellest plaanist toimingupiirang kaotada. See toimus kuidagi väga vaikselt, asjaomased kindlasti teadsid, aga näiteks ka Keskkriminaalpolitsei korruptsiooni kuritegude talituse juht, ma vaatasin alles eile tegelikult postitas ka sotsiaalmeedias päris palju selle kohta ja ka Keskkriminaalpolitsei, et see on probleem, et ärme tee seda, sest see pidi minema hääletusele juba. Et selles suhtes on minu arvates justiitsministeeriumil ja justiitsministril põhjust nagu väga suureks sisekaemuseks ja küsimus ka Eesti 200-le, kas see toimingupiirangu kaotamine oligi teie pikk plaan, et see on probleem ja ma arvan, et sellega tuleb tegeleda. USA justiitsministeerium teatas, et nemad on tegelenud GRU sõjaväeluurega ja avastanud siis sellise GRU üksuse nagu Fancy Bear. Tegemist on siis küberluureüksusega, mis on korjanud erinevaid andmeid ruuteritest üle Euroopa või lääneriikides selleks, et oma operatsioone paremini turvata, toetada ja lihtsalt ka uut infot koguda. Kas ma nägin unes või oli uudis, et Vene Duuma liikmed käisid ka USA kongressis tuuril sõpruskohtumisel? Minu ei ole sellist tundnud. Ma pean üle kontrollima, aga minu arust midagi sellest toimus. Okay. Saksa mehed peavad riigist lahkumiseks sõjaväelt luba küsima edaspidi. See on üsna kummaline piirang, rohkem kui 3 kuuks lahkuvad isikud siis peaksid kooskõlastama. Seal on kui sünniaastad, kust see algab. Et see kõlab esialgu, peab ka süvenema sinna võib-olla detailidesse, aga siin ERR-i või mis uudisteportaalis see oli, seda uudist lugedes kõlab nagu sõjaaja meede rohkem. Ja. See on, Saksamaa on üldse väga ärevil. Sina oled ajanud ärevile. Kas see CDF-i Saksa telekanal, kes käis sinu juures Võrumaal küsimas, millal hakkab Saksamaal sõda? Sai vastuse või? Kas see klipp oli eile juba eetris või? See klipp oli eile eetris. Okei. Jaga seda ühismeedias või kuskil. Ja tegelikult sulle ma ka mainisin, et mul on tekkinud väga palju Saksamaa kirjasõpru. Teema siis selles, et kirjutasin kunagi Postimehes loo selle kohta, et mitte Hiiumaa ja Narva pole järgmised, vaid Saksamaa on järgmine, mille peale mitmed tegid siis intervjuu, kaasa arvatud, sina panid selle Baltic Sentinelli ja Saksamaal korjati see väga usinalt üles ja on ka täitsa sellised tavalised inimesed, et kes kirjutavad ja kõige kurioossem lugu oli see, kus üks sakslane kirjutas, et see intervjuu on mul antud sellepärast, et ma sisuliselt koos Friedrich Merziga plaanin Saksamaal riigipööret. No aga tunnista üles. Ma olen paljastatud ja ma salgan jätkuvalt. See vist ei ole Eestis kuritegu, et sa võid seda tunnistada iseenesest. Niimoodi, ma ei tea, ikkagi õigusabipalve läheb riigiprokuratuurile, siis on pärast jama, me ei saa saatega jätkata. Hoia ennast tagasi ja ära nagu Saksamaalt päris pööraseks aja. Ja. Ameeriklased lendasid kuu taha, et nii nagu me eelmine kord ütlesime, et ameeriklased kaugenevad Euroopast ja liginevad kuule. Et nüüd on nad, mina küll arvasin, et
nad ei lenda taaskord välja, sellepärast et start lükatakse edasi, aga näed, ma eksisin seekord prognoosimises. Ja vist plaanivad ka kuubaasi, ma ei tea, mis nad seal tegema hakkavad. Ja vist on ka see majanduslik aspekt, et seal mingisuguseid maavarasid kaevandada. Võib-olla Donald Trump on sunnitud kuule kolima pärast oma ametaja lõppu, kui ta veel elab. Ja J.D. Vance teeb Budapestis Orbanile promo, et see nädalavahetus on siis valimised. J.D. Vance oleks võinud parem kuu taha lennata. Et see ei ole esimene kord Trumpi administratsioonil sekkuda. Kristi Noem, siis sisejulgeolekuminister, kes vallandati sellepärast, et ta riigi raha eest lennutas oma armukest magamistoaga lennukis. Sinus ma nägin praegu sellist kadedust. Täiega, et kus inimesed oskavad elada. Ma ei tea, kas lennuki osas või... Aga keegi sisejulgeolekuministeeriumis oli mures ja võib-olla Armo Kodedus lihtsalt ja Noem võeti maha, aga tema käis Poolas, kui oli selle Poola presidendi kampaania, Maga presidendi kampaania, siis tema käis seal õhutamas täpselt samasugust indu valida teda, et see on kahtlemata üks üsna otsene sekkumine valimistesse. On. Praegu arvamusküsitlused näitavad veel Orbanile mitte nii head seisu, aga pühapäeva või esmaspäeva hommikuks saame me täpsema info selle kohta ja sõjatandrilt ka selline uudis Ukrainast, et traditsioonilised sõjaametid vananevad kiiresti, et näiteks tankistide järgi vajadus on oluliselt vähenenud võrreldes varasemaga. Ja on signaale, et ukrainlased droonisõdurid eelkõige ihkavad näha vastase tanke, sest need pidavat olema üsna lihtsad sihtmärgid. Muide, päris palju levib ka Hamasi videosid selle kohta, kuidas Hamas on Iisraeli tanke droonidega purustanud ja kasutab täpselt samad, mida Ukraina sõjas kasutavad nii ukrainlased kui venelased. Nii et tundub, et ikkagi ei Ameerika ega ka Iisrael üllataval kombel liiga palju ei ole õppinud sellest Ukraina sõjast, et kuidagi see hoiak on olnud selline, et nemad seal sõdivad niimoodi, aga meie sõdime teistmoodi. Aga sellest me räägime edaspidi veel. Aga edetabel on sellega otsas ja lähme esimese teema juurde. Nii, esimene teema on Meelis Oidsalu suhted Jens Stoltenbergiga. Ärme nii isiklikuks mine, et siin küsimus on ikkagi selles, mis toimus 21. aastal ja küsimus ei ole selles, nagu siin on üritatud raamida ka seda, et kas nagu NATO on meid kuidagi hüljanud või mitte. Küsimus on selles, millised on NATO peasekretäri, eks ole, volitused, mingid poliitikasuund ja ajad, aga vastu osasid liitlasi, nende huve, ka elulisi huve ja kus need autonoomia piirid erinevate algatuste ja vestluste puhul nagu jooksevad. Asi sai siis alguseks sellest, et Stoltenberg avaldas oma memuaarid ettevaatamatusest, kus ta siis kirjutas, et ta pidas läbirääkimise Lavroviga ja sellest olid teadlikud mitmed Euroopa Liidu pealinnad või NATO pealinnad, ütleme niimoodi, et suurriikide pealinnad. Ja Eesti, Läti, Leedu, Poola tegelikult ei kuulunud vähemalt praegu teadaolevalt nende pealinnade hulka. Ja ma soovitan välistundi kuulata esmaspäevast Vikerraadios, kus NATO suursaadik Jüri Luik annab... Eesti suursaadik NATOs. Vabandust, Eesti suursaadik NATO juures Jüri Luik annab üsna lahtise tekstiga siis olukorra kirjelduse septembri kohta. Tema läks sinna 1. september 2021. Et teised, ütleme, Läti ja Leedu tagasiside sellele Baltic Sentineli raamatu arvustusele, millest see suurem meediaskandaal võib-olla ka alguse sai, on olnud sellised kidakeelsed, tõrjuvad, räägitakse desinformatsioonist ja nii edasi. Lätis mõjutab seda sealse välisministri poliitiline ärevus, tema kapital, ta oli Stoltenbergi tiimi liige, see aasta on Lätis valimised ja ütleme, tema sisepoliitiline kapital on seotud sellega, et ta oli kunagi nii-öelda kõva tegija NATOs ja seal on nagu see kõige tõrjuvam, ütleme, või kõige vähem juletakse lugeda seda lehekülge siis Stoltenbergi memuaaridest, kus ta räägib septembrikuisest kohtumisest, mis toimus ÜROs. Jüri Luik välistunnis räägib sellest, et
NATO-s väga palju, räägiti septembris pingeleevendusmeetmetest. Need ei olnud seotud algava Ukraina sõjaga, vaid need olid seotud Bideni-Putini läbirääkimistega. Ja see oli selles mõttes üsna ärev aasta. Ma ise töötasin ju ka septembri lõpuni Kaitseministeeriumis, mäletan seda ka, aga olen siin ka mõne praeguse diplomaadi ja ka endiste kolleegidega koos meenutanud seda aega ja ma mäletan seda ärevust, mis seisnes just selles, et kuna Biden otsis pingeleevendusmeetmeid Venemaaga ja ühe võimaliku potentsiaalse meetmena olid seal ka geograafilised jõupiirangud, mida Stoltenberg muide kiidab kui potentsiaalselt mõjusaid NATO-Vene suhetes, mis on nagu naivismi tipp mõnes mõttes. Jabur. Et siis see oli väga ärev aeg, sellisest tavarelvastuskontrolli lepingust olid Balti riigid jäänud õnneks välja, aga oli igasuguseid arutelusid selle kohta, et kas piirata kuidagi liitlasvägede tegevusi siis piiri äärsetes riikides. Mis Balti riikide puhul on eriti tundlik küsimus, sellepärast, et kui kaardile vaadata, siis me oleme üsna kitsas maasiil vastu merd ja teisel pool Venemaa ja siis on see Suwałki maakitsus. Igasugune ka, ütleme niimoodi, kui see oleks leebemat sorti piirang õppustele, mingi kontrolli andmine, mingite vägede liigutamiste üle, see on meile eksistentsiaalse tähtsusega kollektiivkaitse vaates. Et see ei ole mingisugune kõrvaline küsimus, mida, kus peasekretär võiks soleerida. Ja mina ei ole ainuke, kes kihvatas, kui luges seda katket seal Stoltenbergi memuaarist, mis oleks võinud jääda kirjutamata, sest Balti riikidele ega Poolale ei ole sellist kingitust vaja, et lahkuv või lahkunud peasekretär avaldab oma arvamuse selle kohta, et sellised geograafilised jõupiirangud Venemaaga võiks olla mingi toimiv usaldusmeede. Et see Putini Venemaaga millestki sellisest rääkida, eriti olukorras, kus isegi kui Venemaa viiks oma väed natukene tagasi piirist nagu sõjalise kaitstuse mõttes, meie olukord halveneks oluliselt, kui NATO omalt poolt peaks ka mingeid piiranguid kehtestama tegutsemisele Läänemerel või siis Balti alal. Tänaseks on see oht kõik maas, aga me ei tohiks lubada isegi võimalust, et kunagi see idee tagasi tekib. Kõik Stoltenbergi aegsed inimesed ei ole kindlasti NATO struktuuridest läinud, mis tähendab, et kindlasti on seal ka täna sellised mõtlevaid. Ja miks need memuaarid on eriti totakas kingitus meile jutumärkides on see, et meil on ju ka suur strateeg Donald Trump, kes otsib praegu just Venemaaga selliseid koostööprojekte ja igasugused sellised mõtted ja selliste ideede legitimeerimine peab olema välistatud. See oli meie põhiärevus 2021. aastal. Praegu pole kuskilt tulnud märke ühtegi kinnitust. Leedus on ametnikud seda kommenteerinud, Lätis, Eestis, ka Jüri Luik ei kinnitanud Peeter Kaldrele, et Stoltenbergil oleks mingi volitus olnud septembris midagi sellist aretada. Suure tõenäosusega Stoltenberg mingid, ütleme niimoodi, et unenägusid ka lahti kirjutanud selles memuaaride raamatus. Et ta ilmselt ei jäänud magama klaviatuuri kohal ja siis autoskript seal midagi oleks valmis teinud mingi lõigukese, mis jõudis. Ma olen proovinud. Mina olen jäänud raamatut kirjutades magama. See taust on ikkagi see, et Stoltenberg on Merkeli nagu valitud põhimõtteliselt peasekretär, kes oli ka Bideni selliste pingeleevendusmeetmete osas nagu vastuvõtlik ja ükskõik, kas see ettepanek oli taktikaline. Siin on räägitud ka, et mis see nagu mõju ikkagi on peasekretäril, et kas see arutelu sel septembri hetkel oli taktikaline või mitte. Kusjuures seni ei ole nagu selgelt aru saada, kas see oli Moskva ettepanek või see oli mingisugune Ameerika, idee, mida seal põrgatati, sest Moskva ettepanekud tulid avalikuks ju aasta lõpus, alles detsembris, mitte septembris. Stoltenberg ütles, et see oli Lavrovi ettepanek, mida kohtumisel
käsitleti, aga noh, selleks ajaks ei olnud mingit konsensust ega volitust seda teha ja ka taktikalistel eesmärkidel nii elukriitiliste nagu põhimõtete kuidagi aktsepteerimine, et küll ta nagu oskab laveerida ja nii edasi, et see on täiesti aktsepteerimatu ja lisaks sellele panna veel see memuaaridesse kirja ja rääkida sellest naiivselt kui mingisugusest mõjusast viisist pingeid leevendada. Rääkimata sellest, et see 21. aasta oli NATO jaoks ka selles mõttes väga halb aasta, et me ei suutnud heidutada ikkagi Ukraina ründamisest. No Venemaad. Stoltenbergi, nii palju kui ma kuulasin ka seda mingisuguseid arvamusi, siis Stoltenbergi üks nii-öelda mõte, miks ta pidi siis kohtuma Lavroviga, oli ka see, et hoida Ukraina ründamine ära. Seda ei juhtunud ja tegelikult ma olen ka seda varem öelnud ka selle kommenteerides meie presidendi väljaütlemisi, et läbirääkimine ei ole a priori halb või saatanast. Küsimus on see, et mille üle läbi räägitakse, kus on need punased jooned ja veider on see, et ikkagi läbi rääkima siin Stoltenbergi sellest vähemalt case'ist jääb mulje, et mindi Venemaa justkui ettepanekute osas, mitte oma punaste joontega. Muide, ma otsisin välja meie ühe varasema saate, panin siia meie saate alumisse otsa ka. Saade pärineb 2. märtsist 2022, et millised on need meie punased jooned, mille ületamisel meie oleme valmis siis midagi tegema. Et tegelikult küsimusi küsiti ka toona. Aga ja igasugused jõupiirangud, ükskõik, kas see on nagu taktikaline arutelu või mitte, see on meie jaoks eksistentsiaalne punane joon. Seda ei saa sündida, lihtsalt punkt. Ja seda ei saa aktsepteerida, seda ei saa õigustada. On selge, et tegevdiplomaadid kui ka võib-olla inimesed, kes olid siis nagu ka Bukis Balti riikides, eks ole, keegi ei taha nagu seda rääkida, et see oleks nagu probleem, sest jätku küsimus oleks see, et aga kus siis nagu, kui NATO on nagu konsensuse alusel tegutsev organisatsioon, et kes siis nendest pealinnadest andis nõusoleku midagi sellist autoriseerida ja sellist autoriseerimise nii-öelda signaali või märki ei ole ka tulnud. Et see asi, mis on avalikustatud Stoltenbergi, mitte Baltic Sentineli poolt, eks ole, et see asi tuleb nagu ära markeerida kui selline, mis ei tohi kunagi korduda. See on meie elulistes huvides, mitte kunagi. Muide, ma vaatasin mõned endised kindralid kritiseerisid sind selle sama postituse eest sotsiaalmeedias või mitte postituse, vaid selle Delfis ilmunud siis loo pinnalt, et kuna sa ei ole kunagi töötanud NATO peakorteris, siis sa justkui ei saagi asjadest aru. Neeme Väli ütleb seda absoluutselt igal aastal erinevate inimeste puhul. See on mingi standard prompt. Minu arust on väga hea, et sa pole päevagi seal töötanud, sellepärast et kui ma vaatan näiteks Jüri Luige intervjuusid, siis ma seda viimast Välisilma ei ole otsast lõpuni kuulanud, tükati. Välistundi. Kuulan selle kindlasti järgi, aga mis ma tahan öelda, et minu arvates mulle kangastub siit üks Jüri Luige käitumismuster. Mäletatavasti oli tegemist mehega, kes ütles, et tema EKRE valitsusse ei lähe. Ja ta oli üks esimesi, kes oli kohal, kui valitsust moodustati. Et selles suhtes, et see on ka natuke selline täpselt samasugune käitumine, et NATO on justkui, NATO-t ei tohi kuidagi arvustada, Stoltenbergi ei tohi kuidagi kritiseerida, sest me lihtsalt ei saa nendest asjadest aru. Aga mulle näib, et teinekord asjas liiga sügavalt sees olles võib omal fookus ära kaduda, et sa ennem nimetasid teda NATO suursaadikuks. Mõneti need avaldused ongi NATO suursaadiku avaldused, mitte Eesti suursaadiku avaldused NATOs. Aga kõik ametis olevad inimesed üritavad, eks ole, hallata nagu reputatsioonikahju ja see on nagu loogiline. Jüri Luik isegi oli üsna avameelne rääkides sellest, mis NATOs toimus, et septembris olid pingeleevendusarutelud väga aktiivsed. Ise olin kaitseminister Luige alluvuses, kui ta oli EKRE valitsuses ja mina küll ütleks, et ta suutis ikkagi väga palju olla filtriks EKRE hulluste ja riigikaitse vahel, et ta mõnes mõttes ikkagi
ohverdas ennast, ma ei peaks seda põhimõtte rikkumiseks. Mina veel. Selles suhtes, et ja meil on siin eriarvamus, aga mina olin tänulik, et ta seal on, aga küsimus ei ole Jüri Luiges, vaid küsimus on selles, et kas me aktsepteerime seda, eks ole, et peasekretär legitimeerib selliseid poliitikuid, kus ei ole poliitikaid, kus tegelikult ei ole konsensus. Ja ma arvan, et see ei ole okei. Ja ma arvan, et ei ole ka okei hakata teda suursaadiku poolt selliselt kaitsma. Et selles suhtes, et see, et 2021 ikkagi sügisel mindi tegelikult Vene agendat läbi rääkima. Ütleme niimoodi, et mõnes mõttes seesama pingelõdvendus võiski viia selle Ukraina sõjani. Võib-olla kui seda pingelõdvendust ei oleks selliselt tehtud, ei oleks mindud Vene agendat läbi rääkima, võimalik, et me ei oleks olnud 2022-24 veebruar selles olukorras. Jah, Eesti mõju arvestades, et Biden ei andnud ka väga palju infot tegelikult läbirääkimiste kohta venelastega liitlastele, sealt ka meie ärevust ohutu, et äkki tulevad mingid totakad jõukasutuse ja vägede paigutuse piirangud regiooni. Olukorras, kus me tajusime, et see Vene oht tegelikult kasvab 21. aasta kevadel oli Venemaa viinud vägesid juurde, Ukraina juurde, Saapad oli olnud juba üle 10 aasta möllanud väga agressiivsed õppused meie piirid, aga sellises olukorras me tundsimegi ennast väga ärevana ja see ärevus oli põhjendatud. Ja seda ärevust oleks pidanud Stoltenberg arvestama ise septembris ja oleks pidanud ka oma memuaaride avaldamisel arvestama, et Mark Rutte on olnud võib-olla isegi rohkem selline autonoomne, eks ole, peasekretär, ja ka see on meile, eks ole, probleem, et me ei saa õigustada peasekretäri mingisuguseid käitumisi sellega, et ta niikuinii ei suuda midagi ära rikkuda. Kui ta juba legitimeerib ka sellise taktikalise manööverdamisega mingid meie jaoks täiesti vastuvõetamatud kontseptsioone ja kirjutab veel memuaarid otsa, see peaks olema skandaal. See ei ole mingi asi, mida öelda, et nothing to see here ja üks inimene luges memuaare ja erutus. Ei ole nii, et see ei ole ainult minu erutus, mida ma esindan. Absoluutselt, ma olen täiesti nõus. NATO puhul on ka see, et stabiilne geenius Donald Trump on NATO osas väga, väga kõvasti sõna võtnud tulenevalt sellest samast Iraani sõjast, millest me ka kohe rääkima hakkame. Aga ikkagi seesama küsimus, et kas ja milline see NATO tervis on või NATO tervis on juba nii halb, et tegelikult ta ei suuda toimida selliselt, nagu ta kunagi kaitseorganisatsioonina loodud on. Sest mäletatavasti Trump süüdistas alguses teatas, et ta ei vajagi liitlasi Iraani ründamiseks, siis selgus, et ikkagi vajab, siis süüdistas, et nad ei tule appi ja nii see pendel käis ühest servast teise. Saamata võib-olla aru või tahtmata aru saada, et NATO on kaitseorganisatsioon ja kui sa ise kedagi esimesena ründad või sõda alustad, siis see ei ole see, miks NATO loodud on. See on see, mida tegelikult Venemaa ja varasemalt Nõukogude Liit on kogu aeg kuvandina esile toonud, et NATO on puhtalt ründeorganisatsioon ja kui NATO oleks üks mees tõusnud ja läinud sinna Hormuzi, siis tegelikult seesama Venemaa narratiiv oleks ka saanud kinnituse, et NATO ründas Iraani, tegemist ei ole kaitseorganisatsiooniga. Kas see midagi muudab? Ma ei tea. Ja mõnes mõttes Trump on veel hullem kui Biden suvel 2021, kus Biden üritas, eks ole, siis meelitamisega heidutada, et sellist strateegiat ei saa heaks kiita, see tervikuna kukkus läbi 21. aasta suvel ja kui selle käigus seda tehakse ka meile eluliste huvide arvelt, siis see on väga-väga halb. On. Aga lähme teise teema juurde. Teine teema on sõda Ukrainas ja ka Iraanis, et Ukrainas pressivad venelased edasi, kaotused on suured, nii inim- kui tehnika kaotused ja tegelikult on see ütleme niimoodi, et märk natukene meeleheitest
ja märk natukene ka sellest, et kohe, kui Trumpi tähelepanu Iraanilt hajub ja peaks tagasi rahu vahendamisele jõudma Ukrainas, siis on venelased suutnud oma positsiooni parandada. Täna seda ei paista kusagilt. Ikkagi nende edasiliikumine on kas pidurdunud või muutunud teistpidiseks liikumiseks mõnedes kohtades. Jälle suuri läbimurdeid kummaltki poolt tegelikult ei ole, aga selliseid lokaalseid asju, kui venelased on vallutanud mõne küla, nad on teinud seda 3 korda, siis tegelikult ukrainlastel on ette näidata samaväärseid külade vabastamisi. Aga ütleme niimoodi, et see Venemaa ilmajäämine naftatuludest kindlasti mõju avaldab. Küsimus on selles, et mis hetkel ja kindlasti ta ei avalda mõju sõjategevusele otseselt, sõjategevusel raha ära ei kärbita, kärbitakse kusagilt mujalt ja näiteks sotsiaalsüsteemi kulude kärbe Venemaal selle mõju avaldumine võtab aega aasta, võib-olla 2, võib-olla 3, et see muutus kindlasti ei ole nii suur. Mis on muutuse võimalik mõju, on see, kui jälle eliidis tekivad mingisugused värelused. Täna näib neid olevat Moskvas. Kas need on mingis osas kuhugi suunda viivad, seda on täna väga keeruline öelda, sest neid selliseid eliidi tõmblusi on olnud ka varasemalt ja siiamaani on Putini FSB suutnud need kõik kontrolli alla saada. Inimesed on taltunud, osad on aknast alla kukkunud, osad on lahkunud Venemaalt. Nii et mis seisus täpselt see Ukraina sõja tervis on, ma ütleks niimoodi jälle, ukrainlased on minu arust käitunud väga nutikalt ja kasutanud Iraani sõda ära enda uute liitlassuhete ehitamiseks Lähis-Idas, võtavad Putinilt need liitlassuhted mõnes mõttes üle. On juhtunud seda juba, et nad on saanud jala ukse vahele seal, kus varem oli kas varjatult Venemaa poolt olev riik või siis varjamatult Ukraina vastu olev niisugune hoiak. Et nüüd on see muutunud, mitte küll, ütleme kõikides kohtades jäävalt, eks, et mõnedes kohtades kindlasti on ta selline, et kui nüüd Lavrov sinna käigu teeb, et siis võib kalduda jälle. Aga suures osas see, kui Ukraina on aidanud Iraani droonide eest kaitsta siis Lähis-Ida riikide energiasektorit või ka veemagestusjaamu, siis see on kindlasti asi, mida Ukraina saab oma sellise kapitali kasvatamiseks regioonis edasi teha. Ja Ukraina jaoks praegu kriitiline küsimus, nagu Kalev Stoicescu ka kirjutas, on ikkagi abi, ka Euroopa poolne, eks ole, toppama jäänud rahaline abi. Et seal kindlasti probleeme on, mis puudutab Vene suutlikkust. Ma soovitan lugeda, Evelin Kaldoja tegi suurepärase intervjuu ühe Vene sõjakultuuri uurijaga, kes ise ei ole venelane. Ma ei mäleta, kas ta oli hollandlane või madalmaadest tundus olevat nimepidi ja kes räägib ka, et meil ei ole mõtet neid rehkendusi väga teha. Kanaldades Toomas Hendrik Ilvest eilses Sisekaitseakadeemia hommikuvestluses, siis tema ütles ka, et venelaste deliirne suurushullustus on nii suur, et nad väga ei vaata oma võimet. Nad mingit kalkulatsioone väga ei tee. Et kui on vaja mingi sigadus lihtsalt laiamise jaoks korda saata, et siis nad saadavad, et mõnes mõttes ongi tegemist irratsionaalse vastasega kahjuks. Ja on ja tegelikult Venemaa on seda alati olnud, eks, et ma lugesin ka seda intervjuud, see oli väga hea intervjuu osalt. Ma ütleks niimoodi, et ta kordas natuke ühte Sisekaitseakadeemia raportit, mis rääkis Venemaa tulevikustsenaariumitest. Aga nii nagu ükski asi ei korda teist lõpuni ja mingisugused printsiibid inimestel, kes Venemaa sellise uurimisega on tegelenud või kokku puutunud, siis on ka teada, et see ei ole ka midagi sellist üllatavat. Ma ütleks niimoodi, et väga tore, et selliselt mõtlev inimene läänes on, aga neid on liiga vähe. Et ilmselgelt on tema üks väheseid, kes sellest selliselt aru saab ja ta oli ütleme niimoodi, et kahjuks Mark
Mark Rutte siis Hollandi peaministrina oleks võinud teda ikkagi natukene rohkem kuulata, aga seda ei toimunud. Et see on väga hea intervjuu ja tegemist on hollandlasega, et selles suhtes väga hea intervjuu, lugege. Evelin Kaldo taaskord teinud. Mõnes mõttes on ta ka hirmutav intervjuu, et ta nagu see venelaste surmakultuur, et see, kuhu õnneks käib kaasa ka Besabraasia ja nagu suutmatus või võimetus teatud asju teha, nagu näeme ka Ukrainast, eks ole. Et see meenus mulle ka vaadates seda nii-öelda Avdiivka dokumentaali, 2000 meetrit Avdiivkani, eks ole, et see tänane sõjareaalsus on ka selline, mis on kuidagi nii nagu veidraks muutunud või. Et see, et sul on see vana nii-öelda maaväesõja filosoofia, et sa lähed püssiga rindele ja näed vastast ja tulistad, see enam ei kehti, rindele jõudmine ise on juba probleem. Ja siis see surmakultuuri nii-öelda ala või tsoon võib olla 10 kilomeetreid, eks ole, kus ei toimu, kui sult midagi peale selle püüu kuidagi nagu kohale jõuda, ja sellega peab NATO tahes-tahtmata arvestama, et siin öeldakse, et NATO sõdiks hoopis teistmoodi. Et see teistmoodi sõdimine eeldab väga selget soovi ja võimet nii-öelda Venemaa territooriumil teda väga otsustavalt mõjutada, umbes nii nagu Iraani mõjutatakse. Et tegemist on tuumariigiga ja ka sellel lähenemisel võivad olla mingid situatiivsed poliitilised piirangud ja ka sellele tuleb mõelda ja ka nii-öelda selleks valmistuda, et kui meie kaitseplaneerimisse peaks jääma domineerima see mõtteviis, et me arendame endiselt soomusväge, mis tungib kuskilt, eks ole, läbi ja teeb otsustavaid manöövreid ja neid nii-öelda tapatsoone ja neid asju nagu ei arvestata ja seda muutunud üldse sõjafilosoofiat. Et siis see NATO-Vene sõja teistsugusus, et see igal juhul ei pruugi rakenduda ja ka selleks teiseks reaalsuseks me peame kahjuks olema valmis. Peame olema valmis. Räägime korra Iraani sõjast ka veel, et ööse tuli jälle uudis selle kohta, et Trump lubas paisata kiviaega Iraani ja hävitada selle kultuuri maa pealt. Tegemist on 6000 aastat vana kultuuriga, Pärsia kultuuriga, mille puhul ka roomlased ja mõned teised varasemad impeeriumid on teatanud, et nad kavatsevad Pärsia hävitada. Sellest ei ole väga palju välja tulnud, ühest Rooma keisrist tehti koguni Pärsia valitseja jalapink, et väga hästi ei läinud. Mismoodi nagu tema nahka kasutati? Ei, teda kasutati elavalt selleks, et näiteks Pärsia valitseja saaks hobuse sadulasse tõusta. Ja neid selliseid tolleaegseid selliseid julmusi või selliseid mõnitavisi oli veel ja veel. Nii Iraan kui Ameerika Ühendriigid on mõlemad kuulutanud ennast sõjavõitjateks. Vähemalt siiamaani ma ei ole näinud, et Iisrael oleks ennast sõjavõitjaks kuulutanud. Aga mis on nagu selle puhul huvitav, et Trump tegelikult andis jälle järele. Trump ju seadis oma sellise ultimaatumi, mille peale siis Iraan tegelikult ei taltunud, ei allunud sellele, ei avanud Hormuzi väina, vaid esitas oma 10-punktilise rahuplaani, mille peale Trump ütles, et nüüd saame seda jälgida ja 8 nädalaks pommitamise peatame. See pommitamise peatamine on selles suhtes ka veider, et nagu me teame, et Ukraina sõda ja ka sõda Iraanis on ladusid igal pool maailmas väga palju tühjendanud relvadest, mida muidu oleks tulnud utiliseerida polügoonidel. Nüüd on neid utiliseeritud sõdades ja tegelikult millega minu arust Iraani puhul ei arvestatud, on see, et Iraanil ei ole liiga palju kõrge väärtusega sihtmärke. Et sa hakkad oma kallist relvastust, küsimus ei ole selles, et see odav droon tuleb, kuhu sa pead kallist õhutõrjet kasutama, vaid ka maapealsete sihtmärkide tabamiseks. Sa pead kasutama üüratult palju rakette ja muid ründevahendeid, sellepärast, et lihtsalt Iraani arengutase ei ole selline nagu Ameerika Ühendriikidel, kus sa tulistad kongressi, inimesed ahetavad ja tegelikult ühiskondlik arvamus kohe pöördub.
et see on probleem, mida minu arvates Ameerika Ühendriigid ei ole mõistnud, nii nagu tegelikult Venemaa ei mõistnud seda Ukraina puhul. Ja see ongi see, et kahjuks neid valearvestusi tehakse, mis nüüd 2 nädala jooksul saab. Noh, väga keeruline täna prognoosida, et kui Iraan ei ole siiamaani järeleandmisi teinud, siis see 2 nädalat võimaldab ümber grupeeruda, teha uusi odavaid droone juurde ja ma küll ei näe kuidagi, et Iraan järele annaks siin. Ja see põhiküsimus on nüüd strateegiline, on jätkuolukordade lahendamine olukorras, kus sul on Rusi on siin teinud ka Briti riiklik mõttekoda analüüsi, kus ta ütleb, et mingid väga kriitilised moonavarud on kahanenud juba sinna nulli lähedale Ameerikal, et mingi ja teatud võimete taastamine võtab siin 5 aastat või laskemoonavarude taastamine, et jumal tänatud, et nüüd see 2-nädalane kampaania ära jäi, sellepärast, et tühjade salvedega Ameerika on ikkagi ka Trumpi ajal märksa suurem probleem kui täissalvedega, eriti arvestades nagu võimalikke tulevasi arenguid seal Vaiksel ookeanil ka. Ja tuleb arvestada sellega, et Trumpi avaldused tegelikult on asjad, mida ei panda tähele ainult Iraanis läbirääkimisi pidades. Neid märkab ka Venemaa ja nendel läbirääkimistel ja Hiina absoluutselt ja nendel läbirääkimiste ja ähvarduste ja bluffimise ja kõigel muul on kindlasti tagajärjed ka sellele, kuidas Ameerika legitimeerib ennast edaspidi rahuvahendajana Ukrainas. Et Venemaa jaoks on teda jätkuvalt vaja, mitte niivõrd nagu enda seisukohast lähtudes, vaid selleks, et nad survestaks Ukrainat, et Venemaal on seda vaja. Ja kui USA ennast ikkagi täielikult mässib sisse Iraanis, siis neil on üha vähem tahtmist tegeleda sõjaga Ukrainas, mis tähendab, et surve Zelenskile ja Ukraina juhtkonnale pigem suureneb lähitulevikus. Nüüd see 2-nädalane paus on ka see, kus on vaja tähelepanu Iraani pealt ära saada. Ja see läheb korraks Ukrainale tagasi suure tõenäosusega. Võib-olla tuleb ka uus Gröönimaa avantüür. Seda me... Ära tee siuksed ennustusi, sul lähevad täppi kõik. Näed ei läinud, astronaudid NASA-st ikkagi startisid. Mina prognoosisin, et nad ei stardi, et lükatakse taas kord edasi, et nagu oli seda mitu korda juba tehtud. Aga nad ikkagi läksid. Aga mis on minu jaoks on ka väga... karm küsimus on see, et peale Trumpi avaldust, et me ikkagi ei ründa ja nüüd 2 nädalat on pausi. Peale seda läksid naftahinnad alla ja börsid üles. Et kes rikastub, on tegelikult see küsimus, et kui Trump enam üks päev ei ole president, siis on küsimus, kas Ameerika ametivõimud suudavad tuvastada turumanipulatsioone, mida see Iraani sõda tegelikult 5 nädala jooksul on juba tähendanud. Kui keegi on osavalt panustanud, siis ta on väga rikas, et ta suudab ära osta, ma arvan, selle kuu või pool maakera või mida iganes. Et see on tegelikult üks asi ka, millele tähelepanu pöörata, mis tähendab, et Trumpil võib tekkida ka tahtmine mitte võimust loobuda, sellepärast, et see võib tähendada tema ja tema lähikondsete uurimist peale tema presidendi ametiaja lõppu. Ja see on tegelikult sama suur probleem liitlassuhetele kui see Stoltenbergi avantüür, millest me natuke varem rääkisime. Aga tõmbame saate kokku, et hetkeline paus Lähis-Idas, kuigi Iisrael surub Liibanonis edasi, nemad ei ole sugugi lõpetanud. Ja Ukraina puhul sõltub nüüd ka arengutest Venemaal, aga meie järgime arenguid ja toome need teieni.